Hei, imeline hing. Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Me oleme rääkinud palju sellest, et minna loodusesse, olla looduses, kohalolus ja miks see hea on. Aga ma täna tahan rääkida hoopis sellest, mida me teeme siis, kui me ei ole looduses. Sest me saame looduses olla ainult teatud aja. Kes rohkem, kes vähem. Ja kes vähem, siis vahest on veelgi olulisem see aeg, mis möödub, kui me ei ole looduses. Mida me teeme siis, kui me oleme kodus, kui me oleme tööl, kui me liigume ühest kohast teise, kui me oleme sõbraga. Kuidas meie aeg möödub siis? Seda sama, mida ma soovitan looduses rakendada. Peatu, vaata, kuula ja sa oled kohal. Seda sama sobib kasutada ka kõikjal mujal. Ka kodus olles too ennast kohalolusse. Sest nii lihtne on ennast kohalolust lahti ühendada ja analüüsida selle üle, mida tänane või eilne päev endaga kaasa tõi. Või hoopis hakata planeerima homset või ülehomset. Jah, meil kõigil on vaja pidevalt planeerida. Ühiskond on selliselt üles ehitatud. Aga küsimus on selles, kui palju seda planeerimist teha ja millal seda teha. Planeerimiseks võiks olla kindel aeg ja ülejäänud aeg saaksime olla kohalolus. Mini-jutupäevikut kuulavad ka ehk need, kes lõpuni välja ei tea, miks kohalolu vajalik on. Sellepärast ma korraks mainin ära uuesti, see pidev mõtete virvarr, mis meil enamus inimestel peas on, kus me mõtleme pidevalt sellele, mis oli, mida keegi ütles, mida keegi tegi, miks ta tegi, mismoodi me ise reageerisime. Kõik see bla 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 nii-öelda meie peas, see müra, see kokku on kõik müra ja siis on ka see planeerimine, et see kõik nagu see mõtted tuleviku peale ja mured, kas me saame hakkama, ei saa, kas kõik laabub, see kõik soodustab meile stressi. Kroonilist stressi ja sealt omakorda tulevad ärevushäired, pikapeale isegi läbipõlemine ja depressioon. Aga tuues ennast regulaarselt kohalolusse, siis meel rahuneb. See on ülivõimas vahend tegelikult. Ja nii hoiame ära kroonilise stressi ja me kõik teame, krooniline stress teeb ju füüsilise keha haigeks. Nii et kokkuvõtteks hoiame nii vaimset kui füüsilist tervist. Aga kuidas siis täpsemalt rakendada kohalolu?
igapäevaelus. Kõik algab taas märkamisest. Märka asju enda ümber ja märka inimesi. Tõeliselt märka. Vaata inimest oma kõrval nagu eilset poleks olnud ja homset pole tulnud. Ja sa jõuad ühel hetkel mõistmisele, et kõige all on vaid armastus. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine osa juba järgmine esmaspäev.